Haridus- ja Noorteamet tahaks põhikooli lõpueksamid kolida internetti juba järgmisel kevadel. Küsimus ongi selles, kas koolid selleks ikka ka valmis on. Täna said siis katseeksami sooritada oma paarsada kooli üle Eesti ja eks nüüd ongi paslik küsida, kuidas saadi hakkama? E-katseeksamid on mõeldud selleks, et üleminekul e-eksamitele me kaardistaksime ära juba eelnevalt kitsaskohad, kas me oleme selleks valmis, et mis meil sellest õppida, mida oleks veel näiteks korralduses vaja muuta, et see on kõik proovimiseks. No Viimsi põhikoolis sooritati täna nii nagu igal pool mujalgi siis inglise keele e-katseeksamid. Mis see vaatlemise tulemus siis nüüd hetkel on, kui hästi see sujus? No Viimsi koolis oli 126 sooritajat ja siinkohal ma tõesti tunnustaksin Viimsi kooli personali, kes oli väga hästi ettevalmistunud, et kõik õpilased, kes täna katseeksamit sooritasid, tegid selle ilma tõrgeteta, et ühtegi tehnilist ega muud probleemi ei olnud. Inglise keele e-katseeksamid tehti kõikjal üle Eesti ja näiteks ka Lähte ühisgümnaasiumis sujus kõik tõrgeteta. Väga paljud on nüüd ära harjunud, et teha arvutis asju ja mul oli ka iseenesest väga mugav seda teha, et kerge nagu lahendada minu arust kui paberil, sest kui teed paberis, tundub kuidagi kõik asjad raskemad, aga samas arvutis tundub kõik kerged. Pinge oli isegi väiksem. Ma tean, et varem on olnud nagu siuke suurem, aga nüüd oli korralikult rahulikum, ma teadsin, ma saan hakkama sellega ja läks päris hästi ikka. Väga mugav võrreldes paberi peal tegemisel. Nii palju käetegevust ei ole nagu võrreldes paberi peal on nagu palju rohkem peab tegelema kätega kui klaviatuuri peal. Ma arvan, et läks hästi. Sellepärast, et kui siin korra lõpus veel sai küsitud, kuidas oli, siis kõigil oli, tegelikult iga nägu oli naerul ja ülesanded olid olnud mitte väga rasked, mitte väga kerged, ehk täpselt selline paras. Ja ajalises mõttes oli ka, et 54 minutit vist oli kõige kiirem ja viimased lõpetasid siis, kui aeg täis sai. No kõige keerulisem on see, kui mingisugune süsteem veab alt. Internet kaob ära, arvutil mingisugused tehnilised probleemid. Muus osas ma ei näe nagu probleeme. Pabereksamit soovis teha siis, kui oli küsimus, siis vist 2 või 3 kätt tõusid üle, nüüd ütlesid, et nemad tahavad arvutis teha, et oli lihtsam. Et käsitsi kirjutamist on vähem, et neil on nagu mugavam, nad on harjunud rohkem arvutis olema. Haridus- ja Noorteameti poolt oli Lähte ühisgümnaasiumis vaatlejaks Harno peadirektor, kelle ülesanne oli eksami käiku hinnata ja võimalikke viiperusi märgata. Kõik sujus ja seda näidavad ka tänased vaatlejad, keda me Harno poolt oleme siis päris paljudes koolides väljas ja ikkagi kinnitused tulid valdavast enamusest, et kõik kenasti sujub. Lähes 4800 õpilast olid need, kes tegid 218 koolis, nii et selle katseeksami eesmärk katsetada e-testimist kindlasti saab täidetud ja paistab, et me saame sealt sellist väärtuslikku tagasisidet ka, millega meil on homme juba võib-olla ka järgmistes katseeksamites miskit peale hakata. Märtsikuus on veel ees eesti keele ja aprilli alguses matemaatika e-katseeksam. Kõik küll sujus täna pigem hästi ja suuremate tehniliste tõrgeteta, kuid hetkel ei julge veel ameti inimesed kinnitada, et järgmisel kevadel lõpetatakse põhikooli internetieksamiga. Kindlasti me peame tegema nüüd põhjalikuma analüüsi, et mis meil oleks vaja veel arendada või mida muuta, et aga suund kindlasti e-eksamite suunas on, aga kui me ei ole selleks valmis, siis me üle ei saa minna.